Kirju koer. Ühel hommikul märkas Herbert, et koera karv on kõhult kollane. Ema, appi, hüüdis ta. Tule vaata, mis Pontul viga on. Ema tuli ja uuris koera kõhtu. Eks ta on õues mingi sodiseks põherdanud, arvas ta. Ära muretse, me paneme Pontu vanni ja seal peseme puhtaks. Pontu vannis vingus ja vehkis meelelikult jalgadega, nii et küüned vastu vanni põhjaks rabisesid. Ema nühkis teda nustikuga, aga see ei aidanud. Koera kõht jäi ikka kollaseks. On kõvasti määrdunud, kurtis ema. Ootame, kuni see kollane värv ise maha kulub. Järgmiseks hommikuks oli ka Pontu selg kollane. Kõrvade otsas kasvasid lausa punased karvad. See pole küll õige asi. Mõtles ise ja kui oli prillid ette pannud, tükk aeg Pontut oorunud. Viime koera arsti juurde. Kas ta on väga haige? Ahastas Herbert. Rahu, ütles isa. Küll arst ütleb, mis tal viga on. Pontule pandi ring kaela ning asuti teele. Õues puhus kõva tuul. Ühel ajal märkas Herbert, et Pontu seljas lendas suur kollase kargu lahti ja lendas kes teab kuhu. Isa, ütles Herbert. Pontul lendava karva minema. Kutsume ruttu takso, ütles ehmunud isa. Loomast oli paks, lahke näoga mees. Ta patsutas Pontut, sasis tema karvades ja kõdistas koera kõhu alt. Mis tal viga on, küsis isa. Kas peaks mingeid süste tegema? See on loomulik asi. Sügis ju. Sügise loodus ikka tõmbab kollaseks ja närgu. Niisugune on elu. Ja otsa kui nende sõnade kinnituseks tulid loomarsti peaaegu lahti 2 kollast ja kortsus kõrva ning liuglesid nukralt lauale. Herbert ja isa viisid Pontu tagasi koju. Järgmisel päeval oli koer üleni kollase punase kirju. Justkui vahtrapuu. Nii ilus, arvas ema ja tegi Pontust pilti. Aga sügis muudkui kestis ja peagi langesin Pontul kõik karva maha. Partid olid täitsa paljas ja kõh, nagu must puujuurikas. Ta on nagu kriipsukoer, ahastas Herbert. Pontu ei lasknud ennast millest häirida. Ta jooksis ikka, endis viisi lubades ringi ja äkki hommikul ukse taga, kuni ta õuepissele viidi. Niimoodi möödus talv. Keade pani tähele, et Pontu musta kere tärgad uued väikese karvad. Nad olid siid pehmed ja hõrnanud rohelised. Kas me teda kasvama ka peame? Mõtles ema, aga isa arvas, küll koer saab ise hakkama. Nii oligi. Pontu pehedas mõnuga kevadistes lompides ja roheline karm tema kehal aina kasvas. Peale selle tekkis tal sabaduse veel ka mingi imelik ümmargune ja roosa punn. Käime igaks juhuks veel kord arsti juures ära. Loomast oli paks lahke näoga mees. Ta patsutas Pontut. Mis tal viga on, küsis isa. See on ju pung, vastas loomart. Teie koer hakkab varsti õitsema. Kas tal suvel marjad ka külge tulevad, küsis Herbert Maialt. Ei, vastas loomast. Ta ei ole seda tõugu. Temal tulevad käbid. Ja kui nüüd oli kõik selge, läksid Herbert ja isa ja Pontu koju tagasi.